Ilusat päevaaega kõigile ja ma mõtlesin, ma teen ühe hästi kiire spontaanse KKK eetri ehk siis talvine näohooldus ning minu mõte oli selles, et ma täna nagu vastasin kõikidele suht copy-paste stiilis, kõik, kes kas tellisid võideid või siis tundsid huvi nende võiete vastu, aga milles oli nagu asja point, millest ma tahtsin rääkida. Ongi see, et inimesed küsisid minu käest, et oi, et kas te panite Omnivaga, et oi, et aga miks te Smartposti ei pannud? Need ju külmuvad ära. Vot, väga hea küsimus, naised. Ja nüüd ongi see koht, kus ma tahan tegelikult nendest võietest teha ühe hästi kiire ülevaate, sest küsimusi on tulnud ka mitte ainult selle kohta, kas neid kannatab selle temperatuuriga, mis praegu väljas on siis transportida, vaid ka igasugused muud asjad, nii et võtan nad siis kiirelt ette, lühidalt asjast ja hakkame pihta. Kõigepealt, miks neid võib külmaga transportida? Vaadake, sõbrad, ma sellepärast just neid võideid soovitasingi teile nende miinuskraadide juures näohoolduseks, kuna nemad kannatavad külma, sest et kui nad külmuksid ära selle temperatuuri juures, siis ei oleks ju pointi neid näo peale panna. Ehk siis ma lähen tagasi selle postituse juurde ja selle teema juurde, mis sai puudutada, mis käsitles siis seda talvist näohooldust ja ma tõin seal kõige enam ette seda momenti, palun ärme nende külmadega kasuta veepõhiseid kreeme. Ehk siis, kui sina vaatad oma kreemi koostist ja sa näed, et seal koostises seisab sõna aqua, kas ta on esimene või teine, tavaliselt esimene, siis see kreem ootab suve, aga parem, kui ta üldse ei satu sinu naha peale, sellepärast, et tal ei ole seal mitte midagi teha. Asi on selles, et meil siin peal on lipiidne kiht ehk siis see läikekiht, mis on põhimõtteliselt rasv. Ja kui me paneme sinna peale vett, mis juhtub? Esiteks võib-olla mitte midagi head ei juhtu, aga nende külmade ilmadega, nende miinuskraadidega juhtub see, et vesi külmub ära, tekivad mikropraod, mis siis lõhuvad sinu läikekihi ära. Ja sealt järgmine küsimus kohe, vot see nii sobib siia ära tuua, välja tuua. Minu käest küsiti, et milline võie, me siis rääkisime siin mõned päevad tagasi siis kohvivõidest ja roosivõidest. Minu käest küsiti, et milline võie sobib kõige rohkem talvise dermatiidi puhul. Küsin inimese käest üle, et kuule, et mis mõttes talvine dermatiid, et kas teda siis suvel ei ole? Ei, mul nende külmadega tuleb. Vot, asi ongi selles, et see ei pruugi olla dermatiit, vaid see ongi see, et sa kasutad veepõhiseid kreeme. Sa teed katki oma selle läikekihi ja nahk reageerib sellele ja siit ongi see tulemus käes, et talvised dermatiidid või mis iganes asjade nimeks pannakse, aga tegelikult on lihtsalt rikutud nahk. Okei, aga nüüd järgmine teema. Ehk siis need võided ei karda külma sellepärast, et nad ongi selleks loodud, et sa kaitsed oma õrna näonahka nendega külmakraadide puhul, sest kui nad külmuks ära, poleks neist kasu. Aga miks nad ei külmu? Ja nad võivad veidi rohkem taheneda, see on normaalne, see on füüsika, aga nende struktuur ei muutu. Ja asi ongi selles, nüüd on õige koht öelda, aga ma olen biokeemik, sõbrakesed. Mina tunnen neid asju ja mina tean, kuidas nad kokku panna, mitte et juhuslikult ei vali, et see õli tundub mulle hea ja see või on nagu superlahe, aga sellel on lihtsalt soodne hind, segan kokku, saan hästi uhke kreemi, ei käi need asjad nii. Tegelikult ma panen teadlikult kokku need asjad, millel on, kuula nüüd, hästi peen sõna tuleb, lipiidne profiil on meie naha sarnane. Kas su nahk külmub talvel ära? Jahtub küll, loomulikult punetama hakkab ka seepärast, et veri üritab sind seetpoolt kütta, just, aga ta ei külma ära. Täpselt samamoodi meie läikekihil, veel kord rõhutan siin kõige peal, on rasukiht, mis kannab nime läikekiht ja tema ei külma ära. Just täpselt nagu need võidedki. Nii et siin ongi hoolikalt valitud, mitte juhuslikult see riiulist võetud komponendid, mis tõepoolest kannatavad külma ja sellepärast nad ongi sinu parimad toetajad siin nende külmade ilmadega. Aga see pole veel kõik. Ja kõik ta ei ole sellepärast, et just nimelt nende koostise profiil ongi selline, et kui sa paned nad hommikul peale, ja sul on, näiteks oled tubli, lähed jala tööle, eks ju, saad kõvasti ja kaua olla selle külma käes või lähed, teed oma 10 000 sammu, mida iganes sa ei tee selle külmaga. Siis tuppa tulles, ta töötab edasi,
sest et veel kord, nad on niivõrd meie naha lipiidse kihi sarnased, nad on niivõrd samasugused, noh, ma ei tea, pH ja igasuguste muude parameetritega, nad adapteeruvad koheselt kliimamuutusele ehk temperatuuri muutusele ja töötavad edasi. Äge, on ju, et selles mõttes jälle hea põhjus, miks sellised asjad endale talveks soetada. Ja nüüd siis vastan selle küsimuse ära, kus küsiti, et aga milliseid sa neid nagu soovitad? Kõike soovitan, sellepärast, et vaadake, meil on erinevad vajadused, mitte ainult seoses sellega, et keegi on vanem või keegi on noorem, kellel on katkisem nahk, kellel on, ma ei tea, seal turrisnahk ja tursesnahk ja mis kõike veel. Aga teinekord me vajame erinevaid aroome oma erinevate seisundite toetamiseks. Ma olen veel ka aromiterapeut ning tean ka, millest räägin, mitte juhuslikult ei vali neid asju siit ja sealt, eks ju, pudelist ja purgist ja panen kuskile kokku ilusasti, on ju. Et need asjad on täpselt individuaalsed. Võib-olla mõni vajabki seda kohvilõhna. Siin sees, kohvivõide sees on siis puhas külm press araabika kohvi juba, kus sa ei kujuta ette, milline maiuspala see on. Eriti need, kes kohvi ei joo, on öelnud, et issand jumal, kui hea see on, seepärast, et ta teebki nagu selle, noh, ütleme väikese ergutuse ära, aga ta ei eruta sind üle. Selles asi ongi, et ta ei lähe sinu närvisüsteemi nagu üle kütma. Ta töötab vaikselt, ta töötab mõnusasti ja näiteks minu puhul töötab kohvivõie nii, et mul tuleb parem uni, et seda on kogenud ka mõni kasutaja ja jaganud ka seda oma kogemust, et kohvivõie tema jaoks on pigem sükene hea meelejahutaja. Teine roosivõie ja roosivõide puhul on siis kasutusel roosiõlitõmmis, ta nimi on Concrete, mis on siis tõesti nagu selline roosiõite kontsentraat ja no see, mida teeb roos, ma ei tea, no ma pean ikka ise ennast tsiteerima, et roosi psühhoemotsionaalne toime on siis selline, et ta tuleb sulle pehmelt ja mõnusasti ütlema, et me oskame teisi armastada rohkem kui ennast. Sellepärast, et ennast me näeme ju nii lähedalt ja me näeme igat pisiviga, igat pisikest, ma ei tea, kortsu näos ja mingit muud asja, mis on nagu luubiga vaadatav, aga keeraks äkki teise poole ja vaataks ennast suures plaanis ja siis avastad, vau, kui vinge ma tegelikult olen. Vot seda tulebki õpetama roos ning tema selline toetus, nagu ma ütlesin, psühhoemotsionaalne toetus, pigem on see, et küll sa oled võrreld. Nii et keda, mis, eks ju, kõnetab, kes millist toetust vajab ja nüüd ma tahtsin veel ühte asja öelda sellest nii-öelda kiires talvise näohooldusega AKK-s, et minu käest on küsitud, et mis on nagu sobilik nooremale nahale ja nii edasi. Teate, nooremale nahale sobivad kõik asjad, kuigi ma peaks ütlema, et tänapäeva noorte nahad, see on nüüd eraldi teema. Siin on hea põhjus, palun tule neoloogia kursusele, tule õpi need põhitõed ära. Neoloogia kursus, mida me teeme koos lümfiterapeut ja spaaterapeut Anneli Haboneniga koos. See hakkab meil, issand juba varsti, mis ta siis on, 19. veebruar, jah. Veebikursusena siis 6 moodulit pluss veel praktikapäevad ja mis on nagu asja point ongi see, et me anname kõik selle vajaliku teadmise, nii siis teoorias kui ka praktikas loomulikult, et sina õpid näo eest hoolt kandma. Enda oma eest kõigepealt ja miks mitte võib-olla, äkki tulevikus tahad ka teenust hakata osutama, aga vähemalt õpid sa valima täpselt neid asju, mis sinu nahale sobivad erinevates seisundites ja nii edasi. Okei, reklaamipaus on läbi, aga nüüd siis asjast. Ja küsitud on siis seda, et mis sobib nooremale, mis sobib vanemale, mina ütleks siis nii, et tegelikult jällegi, mäletate, just siin mõni minut tagasi ma ütlesin, et nad on identsed, põhimõtteliselt identsed meie nahastruktuuriga, seega nad sobivad ükskõik millises vanuses. Kõik sõltub lõhnast ja sellest eelistusest ja sellest toetusest, mida siis sina vastaval hetkel vajad. Mis siis veel olulist? Olulist ma tahangi öelda seda, et okei, jälle jätame need nooremad inimesed välja. Ma räägin oma sihtgrupiga, see 55+, need 2-5 tärniga naised on ju. Et teie eriti sellepärast, et kas te teate, mis juhtub selle ütleme siis selle tärnide lisandumisega meie aastatele, juhtubki see, et tegelikult meie seesama see läikekiht hakkab kuivama, natuke kuivama, seal on süüdi kõik. Seal on süüdi meie östrogeeni mängud, seal on süüdi igasugused menopausid ja igasugused muud asjad, eks ju, kliimaksid kaasa arvatud, kellel mis on ju. Ja siit eriti
tärnidega naised, eriti hoolikalt teeme siis endale võietest õhtused maskid. Siin ma soovitan selle võide isegi natuke soojaks teha ja kanda ta siis peale. Ja siis hoolitseda selle eest, et sa jumala pärast ei pane vee sisaldusega erinevaid kreeme ja asju ja lahendusi pakasega peale. Okei, nii et kui kellelgi on veel küsimusi, siis kirjutab kas või siia alla, ma jooksvalt vastan ära. Veel kord kutsun üles, et tule näoloogia kursusele, saad ülevaate sellest, mismoodi see näonahk üldse meil elab ja mida ta tahab ja muide, millest ta ka räägib. Ning küsiti ka seda, et kui suured on siis need purgikesed. Okei, ma nüüd näitan kaadris ära. 50 milliliitrit. See siin on 100 milliliitrit ja see on 200 milliliitrit. Need, kes töötavad võib-olla siis mõne kehapraktikaga ja soovite suuremaid koguseid, andke mulle teada, sest et nüüd ma lähen juba 3. partiid tegema, seepärast et tõesti suur tänu teile, kõik, kes te olete siiamaani tellinud ja kes te ilmselt tellite veel, sest et vähemalt minu see jutt läks kohale, et talvine näohooldus vajab talviseid asju ja üleüldse nägu vajab neid asju, mida ta tegelikult vajab, aga mitte, mis sa arvad, võiks talle sobida. Ja need, kes on minu käest küsinud, et miks ma kreeme ei tee, no ma mõtlen veepõhiseid kreeme, aga sellepärast veel kord. Pealmine kiht on rasvukiht, lipiidne kiht. Mis see vesi siin peal teeb? Mitte midagi. Võided teevad, sest nad on identsed meie naha lehkekihiga. Tšau, paka, kirjutage ja imelist pakast veebruari jätku kõigile.